Tere, aitäh! Ajakava vaadates on mul jäänud suhteliselt vähe aega, ma katsun teha tempokalt. Olen Piia Tamm Ida-Viru ettevõtluskeskuses, tegelen 2 projektiga, mis on siis loomeklaster ja teine filmifond. Eeldan, et filmifondist te olete võib-olla rohkem kuulnud ja loomeklastrist siis soovin teile siis pikemalt rääkida. Selle majaga olen siin olnud seotud tõesti 16 aastat ja mul on hästi hea meel, et kultuurifoorumid toimuvad just selles majas. Et aitäh Kultuuriministeeriumile, et selline formaat on käima lükatud ja loodan, et Anneli peab vastu veel järgmised 10 aastat seda korraldades. Nii, eelnevatest ettekannetest siis julgust saadest saan ka öelda, et lisaks kultuurile olen siis Ida-Virumaal toimetanud varsti 20 aastat. Olen ka 2 lapse ema ja tänu sellele, et me leppisime kokku lasteaias, et selleks, et tüdrukud saaksid rahvatantsu tantsida, peavad kõik poisid ka rahvatantsu tantsima ja poistel ei ole valida, kas nad soovivad seda või ei soovi, vaid kui rütmist aru saavad, siis nad tantsivad. Ja tänu sellele, kuna poistel ei olnud valida, on tõesti tekkinud nii mõnedki rahvatantsurühmad näiteks Toila gümnaasiumisse. Eile vabariigi aastapäeva puhul oli seal väga tore pidu, kus koos lastega ka esmakordselt mina tantsisin rahvatantsu. Nii et Margus, Toila gümnaasium tervitab sind väga soojalt. Nii, aga loomeklaster on tõesti minu viimaste aastate selline suur ja väljakutsuv projekt. See sai alguse tegelikult sellest, et me nägime filmifondi arendamisel ja ka Narva 2024 programmi koostades, et potentsiaali on, aga süsteemi väga ei ole. Võiks olla olukord parem. Taustal toimuvad siis tänaseks käima läinud õiglase ülemineku protsess ja väga selge sõnum riigilt ehk Kreenholmi kvartal Narvas on lülitatud siis riikliku kultuuritähtsuse objektide hulka, et selleks, et meil oleks Narvas 2036 programmi ja sisu, mis on atraktiivne ka rahvusvaheliselt, on vaja täna alustada ja jätkata selle protsessiga. Ehk siis meie soov on loomevaldkonnas tegutsejaid arendada, võimestada, mitmekesistada maakonna majandusmudelit, teha tegevusi, mis on atraktiivsed noortele, julgustada naisi ettevõtlusvaldkonnas alustama ja 2 erineva kogukonna kontakte suurendama. Meie väga innustav näide oli Tartu loomemajanduskeskus ja aparaaditehas. Aparaaditehas Tartus 10 aastat tagasi oli nagu hall elevant, millest kõik mööda kõndisid, mitte keegi seal sisse ei käinud, see oli suletud kvartal. Sinna ei olnud tavalisel linnainimesel astja. Täna seal tegutseb üle 100 ettevõtte, see on nii kultuuri kui elukeskus või kvartal, kus toimub elu, kuhu on asja väga paljudel. Me väga loodame, et selliseid kvartaleid või pesasid tekib tegelikult lähematel aastatel ka Ida-Virumaale. Ükskõik kui suured või väikesed nad on, aga need keskused loovad nii kohalikule elanikule kui ka külastajale sellist mõnusat lisaväärtust. Nii, kuna mul 5 minutit ei ole jäänud, aga Alost ettekandest siis on möödas pool tundi, on ka minul teile väikesed harjutused. Ehk siis, esimene küsimus. Võite tõusta täitsa püsti. Pool tundi hiljem ei ole midagi hullu. Nii, väga tore, kes on mõelnud alustada ettevõtlusega? Näed, siin juba tõusevad inimesed püsti. Kes on mõelnud alustada ettevõtlusega, tõstab käe? Nii, ainult nii vähe. Nii, kas te, ütleme siis ausalt, kui te töö ajal ei tegele ettevõtlusega, kas te pärast tööd tegelete ettevõtlusega? Nii, 2, nii, kogu aeg tegelete ettevõtlusega, väga hästi, tore. Nii,
Järgmine küsimus. Millega tegelete vabal ajal? Kuna Kultuurifoorum on olnud meil selline platvorm, et me saame omavahel tuttavaks rohkem ja me ei ole terved päeva koos nendega, keda me juba hommikust saadik teame, vaid päeva lõpus igaüks võtab kaasa ühe uue kontakti, kellega ta päeva alguses veel ei olnud tuttav. Seega, ikkagi tuleb püsti tõusta, siis teile jäävad vähemasti meelde need inimesed, kes tegelevad vabal ajal spordiga. Palun tõuse püsti. Andrus peab näiteks püsti tõusma. Nii, Aime, nii. See on sul töö, sa ütled, sa ei tõusegi püsti, jah? Nii, Andrus. Nii, kes tegelevad spordiga? Väga tore. Kes teist tegeleb tantsimisega? Aitäh. Tantsimisega. Nii, tantsujalad. Väga tore. Kes teeb vabal ajal bändi? Aivar. Aitäh. Kes vabal ajal tegeleb kokkamisega? Nii, Artjom, väga tore, mehed köögis, nii, suurepärane. Kes vabal ajal matkab? Kas on meie hulgas keegi, kes vabal ajal tegeleb koorilauluga, laulab? Väga tore, on nii, hästi. Kellel ei ole vaba aega, tuli küsimus. Mis sa siis teed? Nii, kultuurnikud tõstavad kõik käe, neil ei olegi vaba aega. Nemad teevad tööd siis, kui teistel on vaba aeg. Kes tegeleb vabal ajal maalimisega? Eve. Nii, väga tore. Kes tegeleb vabal ajal käsitööga? Käsitöö, nii. Ja, väga hästi. Kes vabal ajal loeb? Meil oli just raamatukogude aasta. Kes loeb vabal ajal? No näete. Eduard ei tee mitte midagi. Eduard, sul ei olegi vaba aega. Kes salaja kirjutab sahtlisse luuletusi? Eve. Võib? Väga hästi. Kes tegeleb näitemänguga? Eduard. Sul on kogu aeg üks näitemäng seal poliitikas. Noh. Ja nüüd, kas on mõni valdkond, mida ma ei nimetanud, aga millega keegi meie hulgast tegeleb? Kuidas? No see on peaaegu nagu laulmine ja bändi tegemine. Ei ole. Nii, puhkpillimuusika. Kas tegeleb keegi veel puhkpillimuusikaga peale Aivari? Moljutamine. Lastega tegelikult. Väga tore. Näete, me saime teada, et Kultuurifoorum 10. aastat toimub. Taaskord on kokku toonud väga mitmekülgsed inimesed meie ümber. Ja seega ma palun lõunapausi ajal vähemasti tutvuda ühe inimesega, keda te siia tulles ei tundnud. Tänu sellele saab meie maakond jälle toredam, sõbralikum ja sidusam. Aitäh! Nii, aga tulles tagasi loomeklastri juurde. Me ei teinud tõesti seda tühjalt kohalt, me tegime erinevaid tegevusi enne selle loomist, tegime väikse küsitluse mais 2021 ja saime aru, et tegelikult sellist valdkondlikku koostööd ja arengut on väga tarvis. 2022 oli meil pilootaasta, koostasime strateegia, toimus avatud koolituste programm ja ka õppereisid. Mul on hästi hea meel nüüd, kus see Anne läks. Siin. Anne, ma tahtsin öelda, õppereisid on väga tähtsad. Et meie jõudsime teha aasta jooksul ainult 2 õppereisi ja see tagasiside oli äärmiselt positiivne osalejate poolt. Toimus 10 hommikut Zoomis erinevate loovettevõtjatega üle Eesti. Toimusid koostöös objektiga, loomemajanduse teeõhtud venekeelsele sihtgrupile ja tegime ka väikse küsitluse, miks ma ei hakka ettevõtjaks. Mis andis meile ka väga huvitavat tagasisidet meie enda maakonna inimeste kohta, kus on need tõrked, miks ei juleta tihtilugu hakata ettevõtjaks. Ja tänaseks on meil andmebaasis 150 kontakti. Kui teie hulgas on keegi, kes soovib liituda tegevustega, tahab olla kursis loomeklastri tegevusega, siis loomeklaster.ee. Esiteks on olemas koolitusmaterjalid. Kui te ei jõudnud meie hommikukohvidega liituda, siis saab järelkuulata, samamoodi meie koolitusmaterjalid leiab sealt. Koolitajaid oli tõesti oma ala tipptegijad üle Eesti
ja enamik nendest koolitustest on täna, salvestused on leitavad siis loomeklaster.ee kodulehel. Ja 2 õppereisi käisime siis põhja pool Tallinnas, tutvusime erinevate loovkvartalitega, loovlinnakutega ja samamoodi siis Tartus. Tartu kunstnike majaga, aparaatitehasega, ERMiga ja Tartu Loomamajanduskeskusega. Ja tõesti, andmebaas loovad ettevõtted ja loovad inimesed on meil koostamisel, nii et olge lahked, andke endast märku. Ja ka tagasiside. Ehk me väga loodame, nii nagu Eda ütles, et selle protsessiga me saame positiivselt mõjutada inimesi, kes omakorda Ida-Virumaal tegelevad loovuse või ettevõtlusega ja näidata neile häid näiteid või tuua seda head teadmist Ida-Virumaale. Õige korraks räägin ka loomefondist. See on mõeldud loovettevõtjatele, MTÜ-dele, miks ma küsisin, kas te tegelete ettevõtlusega, hakake kiiresti palun tegelema. Kui te olete seda edasi lükanud, vormistage omale kas siis FIE, MTÜ, OÜ või mõnda muud. Kui ise ei julge hakata ettevõtjaks, siis tehke seda koos sõpradega. Me väga-väga soovime, et ettevõtlusaktiivsus, mis on olnud äärmiselt madal Ida-Virumaal, väga pikka aega, ütleme kümnendeid, siis see on selline väike panus, et meie ettevõtted, meie väiketegijaid tekiks juurde suurtööstuste kõrval ja loovad inimesed, kes meie maakonnas on olemas, oleks rohkem esil, saaksid oma väljundi ja koostöövõrgustikku. Kas teil on küsimusi? Nii, kas on tulnud küsimusi? Kas veebist on küsimusi? Uued asjad. Veebis ei ole küsimusi. Küllap on ammendav. Siis olnud see ettekannega. Tegemist on tõepoolest uue ja väga väärt asjaga, nii et kindlasti soovitan kohalikel sellega võtta endale tegemiseks see suund. Suur tänu!